Tere! Tere! Kõigepealt tahaks eraldi tänada TAN-i kogu selle suure tehtud töö eest ja millest ma loodan, et ka meile varsti juba sellised esimesed silmaga nähtavad tulemused tekivad. Mina olen siis riigi valimisteenistusest ja meie ülesanne on siis korraldada elektrooniline hääletamine, mis siis hõlmab ka arenduste tellimist, siis ka need auditite läbiviimist, mis siin on jutuks olnud ja kogu see praktiline osa on meie teha. Meie selline esimene käsulaud on siin valimisseadus, kus on siis e-hääletamise protseduurid ja toimingud kirjeldatud ja nendest siis ja lisaks siis e-hääletamise üldraamistik, kontseptuaalne paber, mida siis nimetatakse süsteemiks IVXV veidi hämaratel põhjustel. Kontekstis lihtsalt tahtsin sissejuhatuseks öelda, et e-hääletamine on tõepoolest hetkel domineeriv hääletamisliik. 2003. aasta Riigikogu valimistel jõudsime olukorda, kui üle poole valijatest hääletas elektrooniliselt ja ka viimastel valimistel, kui see osakaal oli vähem, siis ikkagi on ta endiselt kõige populaarsem hääletamisliik. Ja siin tulebki tähele panna seda, et Eesti valimiste korraldus on 1992. aastast alates olnud suunatud sellele, et võimalikult kõik valijad saaksid hääletada. Meil on selleks ka paberhääletamisel väga palju võimalusi eelhääletamisest kuni kodus hääletamiseni välja ja see kestab terve nädala aja vältel hetkel. Nii et selles mõttes e-hääletamine on selline täiendav võimalus siis, et hõlmata kõiki valijaid võimalikult maksimaalselt. Ehk siis see lähenemine mõnevõrra teine nagu mõnes teises lääneriigis, kus siis valimised ongi koondunud just siis ühele valimispäevale. Ja järgmise aasta siis tõepoolest on selline tähtpäev, et e-hääletamist siis on selleks ajaks tehtud 20 aastat ja nagu näha ongi, siis on sellest saanud nüüd selline valimiste orgaaniline komponent. Aga läheks edasi selle juurde, et mis siis on muutunud vahepeal, oleneb sellest nüüd, millist vahemikku me vaatame, aga 2023. aasta Riigikogu valimised siis lõppesid päris ohtrate valimiskaebustega, mis puudutasid elektroonilist hääletamist ja järjekordsete kahtlustega siis selle üle, kas tulemused on siis ausad või mitte. Ja kaebuste läbivaatamisel siis Riigikohus tegi siis tähelepaneku või märkuse, et valimisseadustes on see ebapiisavalt reguleeritud ja sellest lähtuvalt siis vaadati üle siis kogu e-hääletamise regulatsioon ja täiendati seda päris põhjalikult. Sisuliselt küll midagi selles mõttes väga ei muutunud, et need protseduurid olid paigas juba enne, kuid seni olid need eelkõige kajastatud Vabariigi Valimiskomisjoni otsuses ja kuna ei ole ka sellist sobivat subjekti, kes annaks välja vastavaid määrusi, et Vabariigi Valitsuse määrused ei tundunud siinkohal sobivad, siis tegelikult kõik see viidi nüüd seadusesse. Et seadus on nüüd päris täpne, võib öelda kohati isegi liiga täpne, kui tekib vajadus teha süsteemis mingeid muudatusi, siis tuleb sellega muuta ka seadust. Aga võib-olla see ongi hea, et siis ka seadusandja Riigikogu siis annab oma aktsepti kasutatavale süsteemile just selle õigusloome või seaduse täiendamise kaudu.
Kaks uut võimalust on siis seaduses sätestatud, kõigepealt mobiilseadmetega hääletamine, et see on siis võimalus, mitte kohustus praegu, ja teiseks siis Smart-ID kasutuselevõtt. Et esimesest räägime veel pärast pikemalt, aga teine on siis, teine ei ole selles mõttes ühestki otsast problemaatiline lahendus, et see on juba olemas, ja Vabariigi Valimiskomisjon peab siis lihtsalt ka oma aktsepti sellega andma. Veel üks täiendus, mis oli valimisseaduses, puudutas siis ülesannete jaotust, kes mida teeb. Et teadupärast riigi valimisteenistus ei ole ise selline IT-maja, kus oleksid kõik vajalikud teenused olemas, ja selle tõttu siin juba mitu aastat tagasi siis oleme koostöö kokkuleppe alusel siis töötanud koos RIA-ga, kes on taganud siis nii infosüsteemide majutuse kui ka valimiste infosüsteemi arenduse, samuti siis valimiste ajal siis ka selle küberturbe osa. Ja see uus seadus siis sätestab sellega seaduse tasemel, et tegelikult seaduse järgi RIA-l ülesannet valimistega tegeleda ei olnud. Nüüd on siin sätestatud need osad, millega ta siis tegeleb, ehk siis infosüsteemide majutus, valimiste infosüsteemi arendus, ja on ka siis seaduses täpselt sätestatud, kuidas siis rahastus tagatakse. Ja et see kogu valimiste raha on siis riigi valimisteenistuse eelarves, millest siis kaetakse ka RIA kulud. Ja see raha on tõepoolest olemas, et selles mõttes valimisi saab läbi viia. Ei ole enam seda küsimust, et RIA peaks taotlema raha reservist, et üldse hakata tegelema. Et mis puudutab valimisteenistuse osa, siis meil selliseid puudujääke veel on, et eelkõige meil on ikkagi personali vajadus, mis eeldab lisarahastust. Ja kui me räägime infosüsteemidest, siis ei ole meil kasutusel ainult elektroonilise hääletamise süsteem, vaid meil on ka valimiste infosüsteem, mis on ka omakorda seotud siis e-hääletamise süsteemiga, kuna selles süsteemis on siis ka elektrooniline valijate nimekiri. Aga Tõnis, võib-olla sina siis räägid sellest pikemalt. Jaa, et üldiselt kui räägitakse valimiste tehnoloogiatest, siis alati kipub olema see number üks asi, mis inimestele tuleb meelde, valijarakendus, mis on tegelikult valimiste tehnoloogiatest üsna väike osa, ta on küll oluline, aga pigem väike, et niisuguse tavavalija, tavakasutaja, tavakodaniku jaoks valimiste infosüsteem on peaaegu nähtamatu. Aga tegelikult kogu valimiste protsess taustal toimub just seal. Et kõik alates sellest, et seal üldse defineeritakse siis süsteemis, et mis valimised Eestis toimuvad, mida seal hääletama hakatakse, mis tüüpi see on, ning kuni sinnamaale välja, et sealt siis lõpuks kuvatakse tegelikult välja kõigepealt siis hääletamis ja hiljem valimise tulemus. Et süsteem ise, esimene versioon Arne oli aastast 2002, esimene töötav versioon oli aastal 2002. Siis seal oli vahepeal ka versioon 2, aga mis siis aastal 2019-2021 vahel arendati välja uus süsteem, mis oli versioon 3 ning millega mindi vastu siis 2021. aasta KOV-valimistele. Ja võib-olla valija jaoks kõige suurem näiline muutus, mis sellega toimus, oli see, et kui enne oli valimisjaoskonnas töötajal laual suur hunnik pabereid nimekirjadega, siis hakati kasutama selle versiooniga elektroonilisi valijate nimekirjasid. Ehk et jaoskonna minnes ID-kaart lauale ning töötaja otsis süsteemist inimese üles, mitte hakanud seda paberi pealt otsima. Ning see, et inimene on seal hääletamast käinud, või kõigepealt tema siis hääleõiguslikkuse kontroll, see, et ta saab hääletada, ta saab sedeli väljastada, see tehti kõik siis süsteemis, mitte enam paberi peal. Muidugi see süsteemi taustal oli ka väga palju edasi arenguid, puhtalt juba see, et tegemist oli siis arhitektuuriliselt modulaarse süsteemiga, mitte enam monoliidiga. Tehnoloogiad olid oluliselt kaasaegsemad ning enam ei olnud, nagu Arne rääkis, et kuna rahastus on nüüd sellele
pidev ei olnud seda, et tehti mingisugune tükk valmis ning jäeti ta siis seisma, vaid see reaalselt saab igapäevaselt alates sellest hetkest, kui se hakati arendama aastal 2020-19 kuni tänaseni iga päev, kui valimisteenistus tuleb välja mõne uue vajaduse, nõudega, millega iganes, siis läbi RIA me reaalselt arendame selle valmis. Ning see arendusprotsess ongi olnud ilma lüngata vist viimased siis äkki peaaegu 4 aastat. Jah, nii palju vist. Jah, ja kindlasti üks kõige suurem muutus siis uues VIS-is on esiteks elektrooniline valijate nimekiri, mis siis muutis kogu hääletamise loogikat Eestis, ehk siis kõik valijad saavad nüüd hääletada valimisringkonna piires elukohast sõltumatult. Ja teine selline töövahend on siis kandideerimisdokumentide esitamine, et kohalikel valimistel annab see, ma loodan vähemalt eriti suurt efekti, sellepärast et siis tõesti 79 valda ja linna siis nende valimiskomisjonid hakkavad vastu võtma kandideerimisdokumente. Et sisuliselt inimene saab siis saada valituks ilma kunagi kusagil ühtegi paberit allkirjastamata. Või on vaja kuskil mõni dokument ka, et sisuliselt lähed süsteemi, autendid, esitad oma kandidatuuri, vajadusel maksad kautsjoni, selle vist peab küll saatma, selle kohta esitama maksese kinnituse, aga ma tulemusi saad sisuliselt samast süsteemist, mis valimiste lõpuks teada ja küll kampaaniat võiks vahepeal teha, aga ja uudis on see, et kohalikel valimistel kautsjonit ei ole, nii et kõik võivad minna dokumente sisse andma. Meie üks fookusi on olnud siis ka vaatlemine ja ka auditeerimine. Ehk siis vaatlemise osas me oleme siis juba mõnda aega panustanud sellisele vaatlusprogrammile, mis siis hõlmab endas ka koolitust, samuti kõigi toimingute juures viibimist. Koolituses käigus siis mängitakse läbi siis ka kogu see valimissündmus, et oleks võimalik ka enne päris valimisi võimalik aru saada, et mida mingil hetkel tehakse. Ja vaatluse kohta võibki öelda, et eks see vaatlejate ettevalmistus siin ongi võrdlemisi oluline. Osavõtt, ma ütleks, on selline, ei taha öelda, et keskmine, aga ka mitte väga hea ja kindlasti paistab välja, et poliitilised parteid tegelikult väga sellest vaatlusprogrammist huvitatud ei ole, et nad ilmselt tahavad ennast hoida sellest natuke eemal, ehk siis sellest hinnangu andmisest e-hääletamisele. Auditeerimise kohta nii palju, et ka seda me täiendame regulaarselt, et praegu võib öelda, et see, kuidas hääl jõuab valimiskasti ja kuidas ta loetakse, et see osa on kontrollitav, andmete terviklus on ka siin tagatud erinevate vahenditega, ehk siis nii sedelite valimiskasti laekumine on kontrollitav, kui ka selleni välja, et siis valimiste elektroonilise hääletamise süsteem siis võimaldab lugemistõendi ja miksimistõendi alusel audiitoritel neid tulemusi kontrollida. Ja siin võib võtta omaks selle kriitika, et tulemuseks saadav auditiraport on võrdlemisi lakooniline, aga põhjuseks ongi see, et see hõlmabki neid audiitori tegevusi, mida ta siis konkreetselt teeb, mitte siis üldist hinnangut kogu süsteemile. Ja täiendavalt siis selline uus tööriist on Eesti infoturbe standardi audit, mis on võrdlemisi selline pikaajaline protseduur või protsess, aga esimese põhiauditi me oleme läbi viinud ja see siis ei hõlma mitte ainult elektroonilise hääletamise süsteemi, vaid siis ka valimiste infosüsteemi ja kogu organisatsiooni
tervikuna, et see peaks meil andma ka natuke kindlust, et kõik toimub korrektselt. Mis e-hääletamisel siis on uut, et selliseid põhimõttelisi muudatusi ette nähtud või plaanis ei ole, aga siin regulaarselt oleme ikkagi teinud täiendusi ja teeme neid ka edaspidi. Võib-olla üks selline valija jaoks praktiline meede on see, et kui valija hääletab elektrooniliselt, et siis info elektroonilist hääletamise kohta jõuab ka valijat nimekirja koheselt. Ehk siis, kui valija läheb valimisjaoskonnas hääletama, siis ta saab ka näha, kas ta on juba elektrooniliselt hääletanud või mitte. Ehk siis, kui keegi on temast hääletanud, siis on valijal võimalik seda ikkagi kontrollida. Tõsi küll, ta peab seda tegema praegu ise. Selle järgmine etapp oleks sellise automaatteavituse saatmine valijale, kas Eesti.ee või mingil muul viisil, et on valijate nimekirjas tema kohta tehtud siis mingi märge. Uus asi on ka e-häält tühistusnimekirjade kontroll, ehk siis et kontrollitakse, et kedagi siis põhjendamatult ei ole selles tühistusnimekirjas, et ei tühistataks hääli, mis tegelikult on korrektsed ja kehtivad hääled. Smart-ID kasutuselevõtust oli juba juttu, et tehniliselt oleks olnud võimalik kasutusele võtta ka 2023. ja 2024. aastal, aga siin juristide hinnang oli see, et tol ajal kehtiv seadus seda ei võimaldatud ja vastav täiendus on siis nüüd tehtud. Uued arendused, mis nüüd on töös ja millest enamus, loodan, valmib 2025. aasta valimisteks, need on siis oktoobris 2025. Üks lisameede, mis siis tagab ka paremini andmete korrektsust, on siis krüptogrammide võrdluse hääletamise tühistus. Mitte tühistusnimekirjas, vaid e-häälte töötlemisprotsessis. Ehk siis selle käigus kontrollitakse, et need hääled, mis lähevad lugemisse, et neid ei oleks siis ära vahetatud formaalselt korrektsete, kuid siis teiste häältega. Siis on plaanis lisada siis Elgamal krüptograafiale elliptilised kõverad, mis siis parandab e-häält kontrollimisvõimalust, muudab QR-koodi paremini loetavaks. Ja samuti on plaanis siis arendada lahendus selleks, et e-hääle vastuvõtmisel kontrollida siis, kas hääl ka vormiliselt vastab nõuetele. Et praegu on võimalik saata e-hääletamise valimiskasti ka hääli, mis ei ole korrektsed ja mis sisaldavad siis midagi muud kui hääletamissedel või mittekorrektseid hääletamissedeleid. Ja tulevikus on plaanis siis selline eelkontroll. Ja see valmib
loodetavasti 2025. aastal, aga hetkel ei saa sellele veel praegu niimoodi kätt südamele panna, et ta siis selleks ajaks valmis on. Ja muidugi siis see kõige suurem projekt, mis on praegu töös, on nutiseadmega või mobiiliga hääletamine. Ja ilmselt see põhiline küsimus siin ongi see, et millal mobiiliga hääletada saab. Ja vastus on, et 2025. aastal või siis järgmistel valimistel 2027. aastal. Ja siin on selliseid tehnilisi asju, osadest oli juba juttu, näiteks need äpipoed, mis tegelikult siis vajavad lahendust, samuti näiteks hääle kontrollimise võimalus nutiseadmega on raskendatud, kui sa juba selle sama nutiseadmega oled hääletanud, siis on sul vaja teist seadet ja nii edasi. Äkki sa siis räägid nendest tehnilistest nüanssidest? Võib-olla klaarin kohe ära sellise asja, et see sõna või üldse termin M-hääletamine, et sellist tegelikult ju teenust kui asja ei eksisteeri, ta on sisuliselt projekti nimi. Et kogu see M-hääletamine, see projekt ei ole muud kui olemasoleva valijarakenduse siis veel 4. ja 5. operatsioonisüsteem. Jah, nende operatsioonisüsteemidega kaasneb siis omakorda selliseid protseduurilisi ja põhimõttelisi nüansse, millega peab arvestama, aga põhimõtteliselt on see valijarakenduse loomine siis iOS ja Android operatsioonisüsteemile. Et lihtsalt niisugune terminoloogiline. Aga jah, mis on seal need põhiprobleemid, et on palju räägitud sellest sõltuvusest siis suurtest poodidest, et kui arvutirakendusega on tegelikult lihtne, nagu siin varem ka räägiti, et lae alla ja pane käima, siis võiks väita, et Androidiga on sama, et iseenesest rakendus saab ehitada, panna selle APK faili kusagil üles ja oma telefonist käima panna. Kes natuke rohkemgi telefoni kasutaja, mis siis oskab, teab, kuidas seda teha. Aga niimoodi võib-olla igapäeva kasutaja jaoks seal arendaja siis seadete lubamine ja kõige sellega tegelemine ei ole nii triviaalne. Ehk sellepärast see on nüüd alternatiivne lahendus poodidest ümberpääsemisele, et jah, panna see rakendus lihtsalt kusagile siis valimiste veebilehe üles ja kasutaja ise läheb selle sealt alla. Selle puhul saab verifitseerida, et jah, see on täpselt üks-ühele see rakendus, mille valimiste korraldaja lõi ja üles pani, aga selline sama lahendus näiteks ei kehtiks siis iOS-ile. See protsent kõigub Eestis väidetavalt kusagil niisugune 5% kasutajaid kasutab iOS-i, ülejäänud Androidi, et võiks justkui väita, et see iOS-i kasutajate hulk on väga, mitte väga väike, aga väiksem, kuid siiski seni on otsust teinud ja vaatame mõlemaid koos, et kui mobiilirakendus lubada, siis mõlemale suuremale operatsioonisüsteemile. Nüüd poodidega, et miks mitte siis kasutada tavalist poodi, sest ju kõik rakendused on poes saadaval. Seal sellest teoreetilisest ründevektorist, et see pood asub kuskil mujal riigis, seal võib olla kompromiteeritud töötaja teeb midagi, see kõrvale jättes. Teine suur mure on tegelikult see, et kui nüüd ilmneb valimiste nädalal mingisugune probleem rakendusega, vaja on viia rakenduse muudatus sisse, siis kui see rakenduse levitamiskoht on meie enda käes ja lihtne, võtame vana maha, paneme uue ülesse. Aga kui ta on seal nüüd siis kuskil tõenäoliselt USA pinnal olevas poes või kus iganes ta levitatud on, siis see võib võtta päevi. Ja minu arust ametlikult näiteks iOS või siis Apple ütleb, et nemad reageerivad kuni nädala jooksul. E-hääletamine kestab 6 päeva. Et reaalsus on see, et nad tegelikult reageerivad siin Eesti riigiäpi näitel kusagil päevaga, kuid ka päev ei ole piisav aeg, ka tund ei ole tegelikult piisav aeg, see peab saama teha sisuliselt minutitega või mitte sekunditega. Ning sestap me uurimegi siis 2 alternatiivi, mis on tekkinud tegelikult see aasta, kusagil selle aasta keskel, kus siis Euroopa Liit kohustab neid siis nii-öelda ingliskeeli gatekeepereid, ehk siis siin juhul Google'it ja Apple'it oma poodi natuke rohkem avama. Ehk et iga kasutaja tingimustega peab saama luua näiteks kas oma poe või lubama siis sellist asja nagu sideloading. Need on võrdlemisi uued siis kohustused. Nad on tehniliselt kohustatud nendele alluma, aga kuna see käib nende ärimudeli vastu, sellepärast et nende ärimudel on hoida kõike enda ökosüsteemist, nad pole väga varmad meie küsimustele vastama. Et seal ongi kõik need tärnid, mis selle lahenduse juures on, vajavad lahendamist. Näiteks see, et
vaikimisi oma poe loomine või siis sideload imise lubamine. Sideload imine on siis see, et samamoodi nagu Androidiga, et sa võtad rakenduse siis kuskilt enda serverist, saad selle otse telefoni ja paned ta seal käima ilma kasutamata siis selle suurtootja poodi. Aga seal on näiteks selline tärn, mis vaikimisi nõuab seda, et see lubatakse ainult siis tarnijatele, kellel on olnud aasta jooksul või 2 aasta, igatahes viimase aasta jooksul on olnud üleval rakendus, mida on alla laetud 1 miljon korda. Eesti riigil ei ole sellist rakendust ning tõenäoliselt ei hakka olema, sellepärast et siin ei ole lihtsalt nii palju inimesi, kes ta alla laeks. Aga seal ongi nüüd see tärn, mis lubab teha erindeid siis riigiasutustele. Selle kohta me seal hetkel uurimegi siis Apple'i käest, et seletage palun, et kuidas need erindid täpselt praktikas välja näevad, kuidas me endale siis neid kasutada saame, aga reaalsus on see, et nemad vastavad kas nii hilja kui võimalik või nad ei vastagi, sellepärast et neil otsest kohustust sellega tegeleda ei ole. Et see on üks asi, mis on praegult siis lahendamata tehniline nüanss meil ees. Siis kogu kontrollimisest on räägitud, et jah, tõesti, igal inimesel ei ole 2 telefoni, et sa siis oma teises telefonis alla kogu selle kontrollrakenduse ning kontrollida oma hääletamist. Ja nüüd siis, kui veel eelmine aasta või see üle-eelmine aasta oli see probleem, et mobiiliga hääletades on sul ainult üks viis ennast autentida, see oli siis mobiil-ID-ga, siis tegelikult kogu sellest M-hääletamise projektist arenes välja niisugune kõrvalprojekt nagu NFC-ID, mis oli siis see, mis võimaldas sisuliselt oma telefoni kasutada ID-kaardi lugejana. Et kuna nüüd see aasta lubati ka siis tehniliselt Smart ID kasutamine valija rakenduses, siis otseselt see projekt ei olnud enam nii oluline, kuid reaalselt ikkagi näiteks minu teada Digidoc lähiajal võtab selle kasutusele, et sa saad hakata kasutama oma ID-kaarti ka mobiiliga, et siis autentiki ennast päriselt füüsilise kaardiga. Et see on lihtsalt üks näide sellest, kuidas isegi kui M-hääletamine ei ole praegult kasutusel, mis sest, et seda projekti on aetud juba viimased 2-3 aastat, on siit tekkinud mingisuguseid kõrvalprodukte, mis päriselt tegelikult mingisugust kasutust leiavad. Ning jah, M-hääletamisest põhimured on sellised. Rakendus ise tegelikult, selles osas ei ole küsimust, et kui kõiki neid riske praegusel kujul aktsepteerida, siis sisuliselt rakendus käima ja hääletama, eks. Et see ei ole enam küsimus, see ongi nüüd nende välja toodud riskide siis kas vähendamine, nendele mingite alternatiivide leidmine, mille kallal me teeme pidevalt tööd ning loodetavasti selle aasta jooksul saame anda piisavad materjalid ja otsustuse nii-öelda punktid valimisteenistusele ja valimiskomisjonile, mille põhjal nemad saavad teha otsuse, et kas ja millal mobiiliga siis riiklikel valimistel hääletada saab. Ja võib-olla veel paar sõna ka selle oodatava kasu kohta, et mis kasu me selle mobiilhääletamise rakendamisest üldse saame, et kas see tõstab valimiste osavõttu, seda ei ole nüüd väga põhjalikult uuritud, kuid siiski Mihkel Solvak Tartu Ülikoolist oma andmestiku põhjal üritas sellist valijate käitumist siis ennustada ja tema selline lõpphinnang oli, et ega see palju uusi valijaid ei too, et ei ole väga palju valijaid, kes hääletaksid mobiiliga, aga näiteks arvutiga ei oleks nõus hääletama. Aga teistpidi jälle on ka näha üldiselt, et ikkagi nutiseadmete kasutamine tõuseb, arvutite kasutamine langeb, nii et kindlasti see on selline tuleviku küsimus. Ja võib ka öelda, et ega e-hääletamine ise ka ei tõsta hääletamisest osavõttu otseselt, ja sellepärast, et on lihtsalt nii palju võimalusi hääletada pabersedeliga, et igaüks võib teha sellise valiku, et millist viisi kasutada. Võib-olla veel kord ütlen, et meie valimisteenistus selles mõttes ei eelista ühte hääletamisviisi teisele, et me käsitleme ikkagi paberhääletamist ja elektroonilist hääletamist samamoodi pöörame neile võrdset tähelepanu. Küll aga jah,
sellised riskid on erinevad ja ütleme, selline usaldus ja hirmud on ka erinevad. Näiteks paberhääletamisel siiski palju toimib usalduse peal. Näiteks kas või selline küsimus, et kas valimisjaoskondades peaks olema, seal juures peaks viibima politseinikuga hääletamise aja, et näiteks kaitsta seda, et kast ära viiakse. Eestis seda küsimust keegi kunagi ei küsi. Paljudes riikides on see kogu aeg niimoodi olnud, et siin ka palju olenebki sellest ka subjektiivsest vaatest. Ja lõpetuseks veel siis mainiks, et selleks, et e-hääletamise arenduse ja just ka selle teaduspoole kogukonna kaasamisega rohkem tegeleda, et siis valimisteenistus tõepoolest vajab selleks lisarahastust. Tundub, et poliitikud on sellest ka aru saamas, et mingi jää ehk hakkab varsti liikuma. Ja minu poolt kõik. Ja meil on 14 minutit küsimuste jaoks. Aitäh! Minu meelest oli siin päris palju uut infot. Et teil on kindlasti küsimusi, ma juba ühte kätt nägin siin. Tervist teile. Auditeerimine. Kindluse mõttes kindlasti RIA on EITS-i auditi läbinud, põhiauditi, nii et üks tarnija on auditeeritud valimisteenistusel samamoodi. Aga mul on küsimus, kas RIA või EITS näeb ette sihtobjektide mõiste on seal. See, kuhu neid 1500 meedet ja rohkem rakendatakse. Kas nüüd valimisteenistus või seal valimise infosüsteemis oli eraldi süsteem ise küll, aga sealt eraldi oli välja toodud üks olulisemaid sihtobjekte, mida vaadeldi ja ma usun, et neid oli, kas siis tehti ka täiendav riskianalüüs just nende sihtobjektide jaoks. Ma ei ole järeldusotsust ega auditit aruannet näinud sellepärast küsimus. No praegu me tegeleme nende puuduste kõrvaldamisega. Praegu ei oska täpselt sellele niipidi küsimusele vastata, et hetkel me lõpetame esimest ringi siis selle järeldusotsuse vigade kõrvaldamisega. Kuna aega on nii palju ja ma ise kuulen, et see kõik salvestatakse, see täna värk, et ma loodan, et tulevane komisjon töötab läbi, kuulab üle tänased ettekanded. Ma lihtsalt tahaks natukene mõne asja lisada, et ma ise kandideerisin 92 aasta esimestel Riigikogu valimistel, oli huvitav ja mäletan väga ka, kuidas põhiseadust vastu võeti, see pandi rahvahääletusele. Just praegu võtsin lahti siin selle valimiste pildi, et kuidas siis on muutunud osavõtjate arv. Ja minu küsimus on valimiskomisjonile, et minu arust teie fookus on vale. Te olete põhimaa fookus ja ajate raha taga, et saaks kuidagi nüüd elektrooniliselt kogu asja viia. See ei ole mingit juurdekasvu toonud valijate hulgale, et äkki teeksite tõsise uurimise võib-olla sellest, et mida Eestis teha, et võimalikult rohkem kodanikke kaasata selle üle arutama ja vastutama selle eest, mis meil Riigikogus siin toimub. Et võib-olla tuleks pöörduda Egon Muski poole, et Eesti Lotto teevad Egon Muskiga sellise kokkuleppe ja siis Egon Musk jagab siis iga päev need, ütleme, 10 miljonit välja, need, kes siis valimas käivad pärast. Et kas on kuidagi võimalik fikseerida ära, et kes seal valimas käivad. Et mina tean, mis Belgias vist on isegi nagu kohustus, et te millegi pärast olete põhiseadusest kogu aeg tahtnud eemale kalduda. Kui see suur arutelu oli viimaste valimiste üle, saatsin Villu Kõvale meili ja küsisin, et miks ei võiks valimised toimuda siis, nagu põhiseadus ette näeb, märtsikuu esimestel valimistel pühapäeval ja valitakse ainult elektrooniliselt. Milleks me nende kastidega ringi seal jookseme ja niikuinii enam-vähem valimas käib samal inimesi, nagu meie ministergi ütles, et noorte peal on tulevik, nemad niikuinii sinna paberiga enam hääletama ei lähe. Äkki kaalute seda võimalust, et vastaks kogu see värk põhiseadusele, sest põhiseadus oli ju tarkade meeste poolt kokku pandud. Nad nägid isegi selle, et Rüütel ei saaks Eesti presidendiks, et seal oli väga põhjalikult läbimõeldud, kui nad need punktid sinna sisse panenud. Ühetaolised,
salajased ja nii edasi, nagu siin täna toonitati. Äkki te olete oma fookuse valeste kohta suunatud ja kui palju teil oleks vaja raha, et see asi paika saada Eestis? Aitäh. Kõigepealt osavõtt on tõepoolest võrreldes 19 aastaga langenud. Eks esimesed Riigikogu valimised pärast taasiseseisvumist olidki erilised valimised. Praegu see osavõtt jälle natukene on kasvamas, aga üldiselt valijad lähevad valima ikkagi selle pärast, mis neile oluline on, kas on küsimusi, mida nad peavad oluliseks. Ja meie ülesanne on siin eelkõige tagada selline hääletamiskeskkond, et igal ühel oleks võimalik oma valik teha. Aga mis puudutab põhiseadust, siis tõepoolest põhiseadusest me lähtume samuti selle alusel vastu võetud valimisseadustest. Ja ega siin meil ei ole plaanis muudatusi teha praegu. Et see sõltub pigem seadusandjast. Kui erakondade vaatlejad oleksid kohal, eriti e-hääletamise puhul, mis oleks see positiivne ja kasulik mõju tegelikult? Kas see on formaalsus või ikkagi mingi tähendus siin olemas? Küsimus on, mis on vaatlemise positiivne mõju? Eriti erakondade puhul, kui nemad vaatlevad passiivselt. Erakondade puhul milleks valimistel vaatlejad on selleks, et veenduda, et kõik toimingud on läbi viidud korrektselt, hääletamistulemus on kindlaks tehtud õigesti. Ja vaatlejaid on ju ka pabervalimistel, valimisjaoskondades on vaatlejad. Osad nendest on ka erakondade omad, et seda sama kindlust annab see elektroonilise hääletamise vaatlemine ka kõigile osapooltele või siis süvendab veendumust, et kõik on valesti. Ja selle mõttes on see erakondade lõppkokkuvõttes valik, et kas osaleda selles protsessis või mitte. Ma arvan, et kõigi erinevate erakondade motiivid on siin erinevad. Pigem statistiline küsimus, et kui ma õigesti mäletan, siis viimastel valimistel oli esimene kord, kui vaatlemine oli otseülekandega. Kas see kuidagi mõjutas, ma ei tea, statistiliselt näiteks kaebuste arvu või midagi? Et kui meil on eesmärk on saada rohkem inimesi vaatlema, nii erakonnad kui nagu tavainimesed, et kas sellest siis, ma ei tea, kasvab mingi töömaht või midagi, et sellel oleks nagu samuti negatiivsed tagajärjed, negatiivsed jutumärkides? Ülekande puhul ma arvan, et oluline ei olegi võib-olla see ülekanne ise, vaid vaatlejate ettevalmistus. Et pigem on oluline see, et need inimesed, kes seal protsessis osalevad, saaksid aru, mis toimub. Ja mul on küll tunne, et kui lülituda sellesse ülekandesse, siis valimispäeva õhtul esimest korda, et ega siis kõik selgeks ei saa, et kuigi me küll konfereerime, et me räägime, mis juhtub, aga detailidest ei ole võimalik sel juhul aru saada. Ja ülekanne, ta selle mõttes lisab lisaväärtust, et kõik saavad veenduda, mis koha peal toimub, kas esitatakse mingeid proteste, küsimusi. Et selles mõttes kindlasti on ülekandest kasu, aga jah, ma ei tea, minul on alati tunne, et kõrvaltvaatajale on need protseduurid võrdlemisi igavad. Et siin oleks vaja võib-olla, võiks olla mingi eelnev ettevalmistus. PC või laptop versus mobiilseade. Ütleme, mobiilseade on rohkem must kast ja kui kes vähegi teab, mis asi on riistvaraturve, siis ühesõnaga selle mobiili sisse päris lõpuni ei näe.
Siin-seal on viimastel aastatel räägitud sellest, et mitmete tootjate mitmed seadmed turvakriitilistes rakendustes on ebasoovitavad. Kas teil on kaalutud või kaalumisel ka riskid, mis need võivad tekitada M-hääletamisel, sest teatavasti me saame ikkagi natukene vähem kontrollida, mis toimub ühe kinnise mobiiltelefoni sees, kui seal see rakendus käib. Ma mõtlen nii konfidentsiaalsus kui ka terviklusrikkeid, niimoodi üldiselt. Seal tõenäoliselt on viide sellele, et telefonist saab olla lülitatud sisse igasuguseid huvitavaid seadeid stiilis kogu analüütikat ja saada seda automaatselt kusagile. Ma ei tea, et Windowsil on vist samamoodi, nüüd vähemalt. Et kolime kõik Linuxi peale ja kasutame keskselt, ma ei tea, siis kontrollitud seadeid. Et aus vastus on ju see, et ega Windows ja samamoodi ka ju eriti iOS ei ole oluline, siis tähendab macOS, seal kehtivad need samad küsimused ja seni me neid aktsepteerime. Et kui kasutaja on tõesti ise selle osas nii tundlik, siis Linuxi peale kolimine on üks variant, aga mass sinna ei koli, eks. Ja ma lisaks, et ainus lahendus siin valija jaoks nii arvutil kui mobiilikäärutamisel on hääle kontrollimine, et see on korrektselt vastu võetud ja eks igaüks tunneb erinevalt, aga mina küll alati kontrollin häält, sellepärast, et ma ka ei usalda seda arvutit, mis on mul juba nii vana ja jumal teab, mis seal sees jookseb. Et hääle kontrollimine on kindlasti üks asi, mida me peame veel rohkem peale pressima valijatele, et nad seda ikkagi teeksid, et nüüd viimastel valimistel oli selline Euroopa Parlamendi valimistel oli selline päris suur tõus, et oleme jõudnud nüüd 10%-ni valijatest, kes kontrollivad, mis statistiliselt on hea, selles mõttes, et me saame ise näha, kas on mingisugust pahavara liikvel. Aga valija aspektist võiks ikka ise kontrollida, statistika teda ei aita selles mõttes. Kui ma ei eksi, siis paberisedel on tugevam kui e-hääl. Kas see on omaette turvarisk või see võimalus või mis see on? Kuidas te näete seda? See, miks pärast, e-hääl on tõepoolest siis nõrgem paberhäälest ühel juhul, ehk siis kui valija on hääletanud elektrooniliselt ja ta hääletab pabersedeliga, et sel juhul loetakse, et tema pabersedel on viimane. Ja põhjus on tegelikult selles, et seda pabersedelit enam välja vahetada ei saa, vähemalt Eestis ei saa. Ehk siis, kui sedel on juba hääletamiskastis, siis seda enam välja koukida ei ole võimalik ja ei ole ka võimalik siis aru saada, et milline just tema sedel oli. Ja see vajadus, miks selline kord ongi seotud tegelikult siis valija valikuvabaduse kaitsega, ehk siis kui valija hääletas elektrooniliselt ja ta seda ei usalda, jällegi me ei sunni kedagi usaldama elektroonilist hääletamist, siis on tal võimalik oma valik tühistada ja hääletada uuesti pabersedeliga jaoskonnas. See ei ole väga populaarne, aga ikka mitu tuhat inimest seda kasutab. Seal oli käsi, eks ole? Jah. Tervist, Toomas Lepik siinpool. Et ühte otsapidi natukene adresseeriti seda ka kuidagi väga mööda minnes, et kui me räägime valija rakendusest ja identifitseeriva seadme samma seadmesse viimisest, et kuidas selle riskiga on? Identiteedi allika sama seade. Kas see viitab Smart ID-le näiteks või et... See viitab nii Smart kui ka mobiil ID-le. Kuidas ta siin osas näiteks arvutist erineb, et arvutis samamoodi identifitseerimine ID-kaardiga näiteks? Seal on küsimus selles, et ID-kaart on sul tehingu ajal arvutist tavaliselt, kui sa oled viisakas inimene.
teistel juhtudel on sul see autentimisseade kogu aeg nii-öelda mineku valmis või kasutusvalmis, ütleme niimoodi. Mina olen siin hea vastuse võlgu, et sisuliselt see väide on siis see, et kui ma kasutan, mul on ütleme kompromiteeritud seadeks, et kui ma seal, mul on seal nii valijarakendus ja siis ka näiteks autentimise viis on mõlemad kompromiteeritud, kuidas ma siis olen kindel, et minu hääl läks õigesti arvesse, eks. Et sisuliselt seal jääb seesama kontrollmehhanism ainsaks reaalseks variandiks ning mis siis mobiili puhul on piiratud, eks, et sul oleks vaja sisuliselt teist mobiili, mis suudaks siis kinnitada. Tehniliselt on seal variant, praegu seal enne Karne rääkis, et hetkel on ta võimalik oma e-hääle andmist kontrollideks, et kas läks salaja näiteks häälarvesseks. Hetkel see nõuab sul jaoskonda minemisteks. Pühapäeval lähed jaoskonda, soovid paberil hääletada, saad küsida, kas ma olen elektrooniliselt hääletanud, et töötaja näeb seda. Nüüd ongi see üks siis, tuleviku arutelu, et kas saaks selle info saata kohe automaatselt kasutajale. Et see on see, mida ta pakkus, kui tähele panid, et ta ütles seda, et arutelu all on olnud see, et kui sa oled andnud e-hääle, et kas sa peaksid saama tagasiside kanali selle kohta, mingid kanalit pidi. Küsimus on, mis see kanal on. Et seda kanalit nagu ei ole olnud väga lihtne ehitada, aga see arutelu on olnud küll. Isegi vist komisjon on seda käsitlenud. See on olnud isegi meil mingi riski all, me käsitlesime seda. Kohe ei tule ette, millise all Kristjan võib-olla mäletab täpsemalt, tal oli ettekanne just, mida ta valmistas ette, aga seda me oleme vaadanud seda. Siin alla käib see klassikaline hajutus, et mitu seadet ühe kasutaja käsutuses korraga kompromiteerida on palju keerulisem. Et see sama loogika, eks ole, mul tundub, see on küsimuse taga. Jah, et siin on, kus võimalik on, siis seda hajutust luua on kindlasti tore, eks see on kallis lihtsalt. Ka puhtalt see tagasiside kanal, eks, et seda riigiportaalis automaatse teavituse saamist on arutatud, aga seal on ka omakorda nüansid, eks, et kas nüüd selle kasutusele võtmisel mingil määral äkki sul hajub see salajasus, pärast ikka sul tekib uus kanal, kus on siis näha see fakt, et sa oled hääletanud, eks. Aga jah, mina ei oska seda rohkem kommenteerida, aga selle küsimuse võib meile saata, et see on paras meie e-hääletamise juhile pusides natuke ei ole. Kuna põnev oli, siis ma vahepeal ei vaadanud kella. Palun väga vabandust. Igatahes täname Arnet ja Tõnist vastamast ja võtame järgmise esineja.